No nii, Andrus, oleme Kalevi Jahtklubi kapteni kajutis ja see on selline tähtis ruum maailmameistrivõistlustel. Siin on žürii. Räägi meile lahti, mis on žürii ülesanne sellistel võistlustel? Nii nagu igal spordialal tegelikult ei saa ühtegi sporti teha ilma siis kohtuniketa, vahekohtunik, kes siis peavad tagama, et võistluseks ikka aus, õiglane kõigile. Et nagu on teada, et kui ühele tundub, et nii on ju toredam, siis teisele ei pruugi see nii tunduda. Et see on nagu meie roll, ja tegelikult siis nagu meie tegevus nii sellel võistlusel kui mujal siis jaguneb kaheks, et üks on siis nagu kohtupidamine otse vee peal ja teine on maa peal. Et purjetamine niisugune tore spordiala, kus inglise keeles on siis self-policing sport, ehk siis eesti keeles võiks öelda, et ütleme, et ise peavad purjetajad omavahel asjad ära klaarima. Et peaks küll ei tähendab seda, et nüüd paneme käed mängu ja klaarige ära, eks ole, aga tähendab seda, et kui ongi, et üks paat tunneb, et tema õiguseid on rikutud teise paadi poolt, siis tal on õigus protestida. Et tegelikult meie spordis on tavaliselt nagu tavaelus, et kui kellelgi on probleemi, siis ta läheb kohtusse, siis ta esitab süüdistuse, kutsub tunnistajad, käib arutelu, et siis purjetamiski asi täpselt samamoodi. Et üks esitab protesti teise vastu, toimub ärakuulamine, kuhu kutsuda tunnistajad ja siis ongi nüüd see rahvusvaheline žürii ehk siis protestikomitee, kes siis nagu kuulab ära kõik need protestid ja siis teeb omad otsused, kas siis kasuks või kahjuks. No tegelikult on ju merel kehtivad purjetamise võistlusmäärused, et kõik reeglite järgi ja sina oled see inimene, kes neid reegleid eesti keelde on ka tõlkinud, eks ole, kuna sa oled ka selle komitee liige rahvusvahelises purjetamisorganisatsioonis, kes neid reeglid koostab ja täiendab, siis reeglid on kirjas, aga neid saab tõlgendada erinevalt ja sealt need protestid tulevad. Täpselt nii ongi, et kui oleks nii lihtne, et kõik on mustvalgelt kirjas ja kõigile ühtepidi arusaadav, siis oleks elu väga lihtne, aga kahjuks ei ole see tavaelus nii, ei ole ka purjetamises nii. Et see on nüüd omaette küsimus filosoofiline, kas on meelega nii tehtud või mitte, aga tõesti nii on, et teatud reegleid saab tõlgendada erinevalt. Ja siin tulebki jälle mängu see protestikomitee, mis on ka selle tulemusena on miinimumnõuded näiteks protestikomiteele. Et kui tavaelus ütleme, siis protestikomitee võib olla kuni ühe liikmeline. Ehk tähendab seda, aga tema otsuseid saab apelleerida edasi kõrgemasse organisse. Siis suurvõistlustel, nagu see võistlus siin, maailmameistrivõistlused, siis see asi ei ole nagu lubatav või lubatud, siis selleks peab olema rahvusvaheline žürii ja rahvusvaheline žürii otsused ei kuulu edasi kaebamisele. Nii et meie otsused on lõplikud. Aga selleks, et nad oleks lõplikud, on vaja siis tingimused täita ja tingimused see, et peab olema vähemalt 5-liikmeline. 3 peavad olema vähemalt rahvusvahelise kategooriaga ja mitte rohkem 2 samast riigist. Et kui need nõuded on täidetud, siis on otsused lõplikud, et keegi on edasi kaevata saab. Meeldib see või mitte, nii lihtsalt on. Kui palju neid proteste sellistel suurvõistlustel tavaliselt tuleb? No kõik sõltub ja see sõltub paljus asjaoludest. Üks on see, et paadi vastu, see omavahel ei saa seal jageletud, kes peab kellele teed andma. Aga on ka päris mitmeid case, kus siis on osapoolteks on komiteed. Et komiteede tegevused on see võistluskomitee või tehniline komitee, eks ole, nende tegevus, mõni ei ole rahul nende tegevusega, jällegi paat saab siin öelda, ta ei saa küll protestida neid, aga saab küsida heastamist iseendale. Kui nüüd võistleja eksib merel reeglite vastu ja ta teeb selle nii-öelda täisringi jahiga, siis ta on nagu heastanud oma eksimuse seal koha peal. Ja. Kui ta nüüd, ütleme, ei tee seda ringi ja teine paat arvab, et ta eksis ja ta kirjutab selle protesti ja siis te hakkate seda lahendama, siis mis see karistus on? Ütleme, tegelikult purjetamises ongi niimoodi, et on teatud karistused, mida saab kanda vee peal. Selleks on, nagu sa mainisid, just on siis see ringikaristus, aga jällegi sõltuvalt paadi klassist, et on see kas 1 ringikaristus või 2 ringikaristus, et nagu tänapäeval purjetamine läheb hästi kiireks ja kiiretel paatidel 2 ringi on suurem karistus kui aeglaste paatidel see üks karistus, eks ole, nii edasi. Et üks, ja see ei ole mitte siis nagu 360, vaid see ongi siin paut ja hals või paut, et see on tehniline, nii et saab kanda karistuse vee peal. Samas, kui nüüd karistus on põhimõtteliselt nii suur, et näiteks minu reegli rikkumise tulemusena oled sina sunnitud võistlussõidu katkestama, siis minu 2 ringist enam ei piisa. Minu karistus peab olema ka võistlussõidust äratulek.
et see on siis olema nagu vastavuses. Ja nüüd, kui see asi tuleb lõpuks maa peale, et vee peale pole võimalus karistusi kanda, siis maa peal on tegelikult kõik karistused on diskvalifitseerimine. Kas siis ühes võistlussõidust või mitmes võistlussõidust jällegi sõltub. Kui just ei kehti mingi muu karistus, et kahjuks on purjetamise reeglid keerulised, eks ole, et siin on ka teatud reeglid, kus on vähendatud see karistuse määra, et ei ole alati diskvalifitseerimine. See võib tipneda mingi 1 punkti karistusega või 2 punkti karistusega, et sõltuvalt rikkumisest. Kas on nii, et žüriid saab ka mõjutada, et näiteks sul on head sõbrad, tulevad tunnistavad ja žürii ongi mõjutatud ja teeb vale otsus? Ma küsiks seda või, Kalev, kas sind saab mõjutada? No, ütleb, et... Kui sa ütleks, et ei saa, siis ma ütleks, et sa vist ei ole inimene. Jah, ma arvan, et mu naine mõjutab mind kogu aeg. Täpselt nii, et me kõik mõjutame üksteist, eks ole, oleme ausad, et see on küll üks nagu nõue tegelikult, et kohtunikud nagu igas spordis peavad olema neutraalsed, sõltumatud, eks ole. Ja see, mille poole me püüdleme, aga päeva lõpuni teatud hetkedel mida tähendab mõjutamine, see ei ole alati see, et ma pakun sulle midagi ja küsin midagi, eks ole. See on just nimelt, võib ka see olla, et mingil teatud hetkel kas jätad asja üldse vaatamata või vaatad teisele poole, vaatad teise nurga all, et see kõik on kuidagi mõjutatav. Nii et selles mõttes, et inimesed on mõjutatavad ja ka kohtunikud saavad olla mõjutatud. Aga me teeme kõike endast oleneva, et seda mõjutamist vältida või vähendada. Aga mida sa soovitaksid nüüd purjetajatele? Siin on mitu võistluspäeva ees, tihedad rajasõidud. Mis see sinu soovitus oleks? No minu soovitus väga lihtne, lahenda oma probleemid ära vee peal. Purjetamine on veesport, mitte maasport, eks ole. Aga kui tõesti mitte kuidagi ei saa, siis tegelikult parim asi, mida purjetajad saavad iseenda jaoks teha, on see, et nad valmistavad ette ärakuulamiseks. Millised võiks olla küsimused, sest ideaalne ärakuulamine on see, kus ma oma küsimustega juhin oma vastase sinna, kus mulle sobib, eks ole. Aga see nõuab ettevalmistust. See nõuab reeglite tundmist, protseduuri tundmist ja nii edasi. Ja see on see nõrk koht, millega kannatab peaaegu kõigil veel tööd teha. No loodame, et teie žüriil väga palju Karmin MM-il tööd ei ole. No loodame jah, nagu ma ütlesin, et me loodame väga, et purjetajad saavad ise hakkama. Ja kui ei, siis me aitame.